Tere! Täna räägime medaljoni arhitektuurist, andmete modelleerimisest, võib-olla millestki huvitavast veel. Ja oleme kahekesi. Tere, Lauri! Tere, Kristo! Kuidas läheb? Läheb libedalt. Kui ma kogu aeg tulistama siis. Ma nüüd ette valmistades rääkisin AI-ga ja siis ma lõpuks panin kokku, et see on medallion architecture ja see on bronze, silver ja gold. Ma arvan, et see tõlge eesti keelde tegelikult on nagu medali arhitektuur. Et see on nagu esimese, teise ja kolmanda koha medalid. Jah, et mul varem seda seost ei olnud, sellepärast medallion, see on nagu mingi ümmargune asi, et miks arhitektuur, aga nüüd ma sain pihta lõpuks. Ja. See mõte jah on sellest, et nagu need spordivõistluse auhinnalised kohad. Kas AI ütles, et aga sa oled kokku puutunud ju, ma ei tea, kas siis medaljoni või medali arhitektuuriga. Mulle kõlab see medaljon millegi pärast loogilisemalt, aga ma ei tea, kas see on eesti keeles korrektne termin. Ja muidugi ma olen kokku puutunud, ja ma olin kuulnud seda terminit medallion architecture ka, aga nii-öelda mul oma peas ei olnud seal seost selle vahel. Et ma olen sellest pronks, hõbe ja kuld layeritest või tasemetest rääkinud küll. Me oleme siingi varem rääkinud sellest. Aga et see on see medallion architecture ja et see tuleb nendest medalimetallidest, see oli kuidagi nagu vahele jäänud. Tegelikult ma vaatasin ka seda, et see on üks paljudest. Ja neid mainstream arhitektuure on nagu terve hulk. Et kas sa tahad nagu võrdluseks hästi kiiresti sellest üle käia, et millega see võrreldav on kõige rohkem? No minu jaoks, ma ausalt öeldes, kui neid on nagu tohutult palju, siis ma pean tunnistama, et ma neid tohutult paljusid võib-olla ei tea. Et minu jaoks... No AI pakkus mainstreamiks 9, aga siin on paar tükki on ainult streamingu kohta käivad. Aga ma arvan, et mingi 4, 5, 6 tükki me võime üle käia. Okei, kas ta pakkus neid kappa ja lambda arhitektuure? Ja need on seal 9 hulgas, jah, aga need ei puutu otseselt asjasse. Just, et minu jaoks, mul nagu see, kuidas mina aju seda segmenteerib, on see, et kunagi, kui ma Swedbankis andmeaita läksin, siis seal oli nii-öelda see staging layer, laadimistasand, eks ole, kust tulevad siis kõik need toorandmed. Ja siis oli see nii-öelda andmeaida tasand, kus siis on juba puhastatud kujulandmed ja siis on need mis see eestikeelne sõna nüüd on, data marti kohta Jah, nii-öelda mudeldatud andmete tulemused on ju. Jah, seal on mingi Okei, las ta jääb. Praegu ei tule seda sõna, aga seal on ilus eestikeelne. Ma olen kuulnud mingit sõna selle kohta ja siis ma tõlkisin enda jaoks, et oli data mart, aga ma ei mäleta ka, mis see. Andmevakk. Wow! Andmevakk. Okay. Jah, et peaks olema. et seal oli selline klassikaline lahendus. Sel hetkel ka, see oli 10 aastat tagasi, siis ei olnud sellest medaljoni arhitektuurist veel kõssugi, sellepärast, et selle põhimõtteliselt minu teada mõttes Databricks välja, et nii-öelda lihtsustada sellist ärilist arusaamist, et kuidas andmed andmeaidas või siis selles andmejärve majakeses liiguvad. Kas see on sellepärast, et varem lihtsalt öeldi, nii-öelda kasutatigi rohkem sõnu selle kohta ja siis pandi lühemad sõnad sinna veel, nii-öelda toorandmed ja puhastatud andmed ja siis mis iganes andmevakk on ja kuidas iganes sa tavakeeles seda kasutada, et need kontseptsioonid olid olemas. Ja, selles suhtes see medaljoni arhitektuur tegelikult väga midagi uut ei anna, aga ta ongi disaini muster, et kuidas sa
asju disainida oma andmeaidas, aga lisaks ta on ka natuke turunduslik, sest ta on kogu selle Databricksi poolt välja mõeldud just selleks, et lihtsustada seda arusaamist, sest jällegi ma ei mäleta, kas see on siin saates teemaks olnud või mitte, aga selle staging layer'i ehk selle laadimistasandiga, sellega on nagu tihtipeale olnud mingisuguseid ebakõlasid, sest tavalises tarkvaraarenduses on ka see staging environment, mis on nagu hoopis teine asi kui staging layer andmemajanduses, et seal nagu need terminid läksid nagu natukene niimoodi ligadi-logadi ja iseenesest ma tean, et paljud inimesed nagu vihkavad või nagu ütlevad, et see medaljoni arhitektuur on täielik lollus, aga ta aitab nagu lihtsustada seda mõtlemist, sest ütleme see pronks, silver, kuld, et need üldiselt kui ei ole andmeinimene, vaid on äriinimene, siis ta mõtlebki võib-olla kohe nende medaljoni metallide peale ja siis see tundub nagu loogiline, et sealt nagu seal pronks on, see ei ole nagu päris see, on ju. See hõbe on juba enam-vähem ja siis kuld on nagu see kõige parem, kus nagu saab selle väärtuslikud andmed kätte. Et ta nagu lihtsustab seda mõtlemist. Et see väärtus on kommunikatsiooni selguses. Just. Me räägime sellest teemast sellepärast, et sa esined sellel teemal varsti. Refereerides kellegi raamatut, mis varsti välja tuleb. Just. Et see on, ma teen hetkel koostööd sellise firmaga nagu Sparkle, et see on üks Belgia ettevõte minu teada siis. Neil on Eestis ka, teevad andmekonsultatsioone ja nemad pakkusid selle teema välja ja neil siis on tutvuste kaudu, nad teavad sellist inimest nimega Piet-Hein Strenghold, kes on hetkel Hollandi Microsofti Chief Data Officer äkki oli või keegi ühesõnaga juhtiv andmeinimene Hollandi Microsofti harus. Ja ta on juba varasemalt ühe raamatu kirjutanud Data Management at Scale ja praegu tal on siis kirjutamisel seesama medaljoni arhitektuuridest, et Building Medallion Architectures. Ja mõtlesime, et proovime koostöös teha väikese webinari, et see on selline, see tuleb nüüd 29. jaanuar Eesti Microsofti kontoris ja Piet-Hein ise ühineb siis online ja seda saab online'is, saab sinna webinarile ka ühineda, aga kes on... Panin kirja ennast. Panid kirja ennast, aga kas online või koha peal tuleb? Online. Online, okei. Et seal minu arust koha peal siis Sparkle vist kas ühele inimesele, ma ei tea, kas seal kohe koha peal või hiljem millalgi saadab selle raamatu, kui see nüüd maikuus äkki välja tuleb füüsilisel kujul. Sa ise oled koha peal, eks? Mina olen koha peal, jah. Sest meil on nagunii järgmine päev ju esinemised seal Cloud Technology Town Hall Tallinnal ja mul on päev enne, ma juba olen Tallinnas, sest siis on EISI, see on ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse üks üritus, kus ma esinen. Sul on 3 esinemist järjest. Jah, õnneks kõik erinevatel teemadel. Õnneks või kahjuks. Aga see on see nii-öelda ülikooli mõttes on sessivaheline aeg, et sa ei pea nagu sel nädalal lõpetama kedagi, eks? Just, et selles suhtes on hästi, et see ülikoolis semester hakkab nüüd veebruari keskel põhimõtteliselt uuesti. Praegu on natukene rahulikum aeg, kuigi see nädal on üks artikli tähtaeg, et ega puhkamise aega ei anta kunagi, aga. Mis struktuuriga sa tahad sellest rääkida? Medaljoni arhitektuurist. Jep. Et nagu kõigepealt räägid toorest infot ja siis puhastatud infot ja siis puhast infot. Lõpuks on agregeeritud info. Ja niimoodi see põhimõtteliselt toimib ja see webinar tegelikult ongi, meil on suunatud see rohkem võib-olla tehnilistele inimestele, ma loodan, et tehnilised inimesed tulevad ka kohale. Piet-Hein ise teeb siis nagu sellise sissejuhatava osa sinna. Aga kuidas sellest medaljoni arhitektuurist mõelda, ongi see, et pronks tasemel sul tulevad need toorandmed erinevates süsteemides, mis ettevõte siis kasutab või kus ta andmeid tarbib.
kõige keerulisem on see hõbeda tase, sest seal nii-öelda puhastatakse andmeid, aga seal on tihtipeale ka küsimused, et kas neid andmeid peaks juba hakkama kuidagi modelleerima või on seal ainult nagu puhastamine ühtsele kujule viimine. Et meil, ma olen ise nagu pigem seda usku, et võib-olla liigselt ei peaks modelleerima ja mul on tunne, et see Pete Heiniga meil oli väike kõne, siis temast jäi sama mulje, et noh, üks modelleerimistehnika muidu on see data vault, aga see on enamikel ettevõtetel minu hinnangul liigne, et see on nagu üpriski suur ettevõte, kellel tasuks võib-olla data vaulti peale mõelda, kui on nagu päris palju andmeinsenere juba tööl või siis andmeanalüütika insenere, kes neid andmeid modelleeriks. Okei, et see medaljoni arhitektuur on siis pigem andmetöötluse faaside kohta, aga selle medaljoni arhitektuuri raames sa võid mudeldada mingi metodoloogia järgi, mis sulle sobib kõige rohkem. Jep, sellepärast ongi nagu see disaini muster, mitte ta ei ole, et see muster ongi see, et kuidas sul andmed liiguvad, eks ole, et sa nagu toorandmeid kohe ärile otseselt sellisel kujul ei näita, vaid sa töötled need eelnevalt läbi, puhastad ära, viid need mingile Power BI või Tableau loetavale kujule ja siis need jõuavad kusagile raportisse. Et see on nagu selle medaljoni arhitektuuri mõte ja siis ongi see küsimus, et milliseid modelleerimistehnoloogiaid kasutada, et Inmon, Data Vault, Kimball, One Big Table, et nendega on nagu need küsimused. Okei. Ma saan aru, et toorandmed on nagu päris toore, et sa tõmbad neid kuskilt või sulle saadetakse kuskilt ja siis nagu muutmata kujul säilitad. Ja siis see mudeldatud kuju on, ma üritan aru saada, et mulle jääb mulje, et see keskmine tase, see silver või hõbe tase on defineeritud kui see, et ei ole toores ja ei ole mudeldatud. Et kõik, mis sinna vahele jääb. Saan ma sellest õigesti aru? Jah, põhimõtteliselt küll. Okei. Et sa võid seal sees, näiteks meil on mingisugused välistest tapistest tulevad mingid payload JSON, et kui ma selle JSONi nagu panen siis 20 tulpa laiali, et see tegelikult ei ole mudeldamine või ega ta ei ole ka otseselt puhastamine, aga samas ta ikkagi on see silver layer, et ma teen ta mudeldamise jaoks sobivale kujule. Just. Ja tegelikult seda on ka, et vaata, sul võivad olla erinevad alliksüsteemid, kus on tegelikult samad andmed, aga kasutatakse näiteks erinevat terminoloogiat. Et kui meil oli Rauno saates külas ja rääkisime reklaamindusest, et seal Google Ads ja Facebook Ads teevad tegelikult samu asju, aga see, kuidas nad asju nimetavad, on erinev. Ja nüüd see sama hõbetase oleks nii-öelda see, kus viia need näiteks ühtsele kujule, et kes iganes nendele andmetele peale vaatab, saab aru, et Google'i need reklaamiandmed on siin ja Facebooki andmed on siin, aga kui sa pronksis vaatad, siis sa nagu, sa ei saa aru, kuidas neid kokku viia, et seal on nagu, see on see natuke raske koht, et peab palju tegelikult võib-olla dokumentatsiooni läbi vaatama, et sa saaksid aru, kuidas neid andmeid siis modelleerida sellel hõbetasemele. Aga kui see ei ole mudeldamine, siis kuidas sa seda nimetad? Minu jaoks puhastamine on see, et sa viskad nagu sodi minema, et sa filtreerid välja mingid täiesti ebasobivad asjad või mingi jama. Aga see on nagu korrastamine siis, puhastamine ja korrastamine, eks? Ja. No vaata, paljudes sihukestes vanemates süsteemides võib olla, et näiteks, ma ei tea, telefoninumbrid on kohati tühikutega, kohad +372, eks ole, et näiteks see on hea koht, kus viia need ühtsele kujule, sest kes iganes, ma ei tea, kas sa telefoninumbreid tahad oma andmeaidas üldse näha, aga ütleme, võib-olla
võib-olla need postiindeksid, samamoodi Eestis ei ole nii teema, ka teistes riikides vahel seal on mingid tühikud vahel mitte, et kuidas need kõik ühtsele kujule viia, et need oleksid nagu siis arusaadavalt, et siuksed parandused, mida ütleme siis need transaktsioonilised süsteemid või siuksed igapäevased süsteemid, operatiivsed süsteemid ei hakka tegema. Okei. Praktilisest võtmest, ütleme, et tahetakse kasutada DBT-d ka. Kas sa siis teed seda sama puhastamist ja korrastamist samuti DBT-ga ja DBT projekti sees, on ju, kui siis modelleerimist, eks? Just, et see toimib täpselt samamoodi, et DBT kasutamine on igati mõistlik. Eriti kuna Databricksil on ka tükk aega vist juba olnud päris hea integratsioon DBT-ga, et siis jah, see, kuidas need andmed sinna, andmed kõigepealt peaks jõudma mingit pidi, eks ole, sinna Bronxi tasemele, et tõenäoliselt seal on vaja ikkagi Databricksi enda skripte, et seal on mingid API päringud ja muud asjad, aga sealt edasi siis need olekski DBT nii-öelda source'id, allikad ja sealt edasi kõik, sealt Bronx tasemelt kõik see projekt algab. Ja DBT-l tegelikult on samad tasemed olemas, aga nad nimetavad neid teistmoodi, eks? Et nagu source ja siis on intermediate layer ja ma ei tea, kuidas nad seda kuldtaset nimetavad. On ka Marts vist, eks? Ja. No, kontseptuaalselt põhimõtteliselt sama, jah. Okei, mis veel? Mul on nagu veel küsimusi, aga mul jäi mulje, et ma nagu segasin vahele selle koha peale, et kus hakkasid rääkima, et mil viisil see raamat sellele läheneb. Ja, üks väga hea mõte, mis sealt raamatust tegelikult läbi käib ja ma soovitan seda kõigil lugeda siis, kui see välja tuleb. Et tegelikult nii selle medaljoni arhitektuuri osas, kui paljud teised terminid on andmemaailmas ähmased. Ja väga oluline on organisatsiooni sees, et tekivad need kokkulepped, et mida me silmas peame, kui me räägime kas medaljoni arhitektuurist või mis asi on andmetoode, data product, mida me üldse andmehalduse all silmas peame, et oleks kõigil olulistel inimestel oleks asi silme ees. Et selle medaljoni arhitektuuri puhul on samamoodi, seal raamatus on mitmed näited sellest, kuidas tegelikult saab ju andmeid paigutada erinevatesse kohtadesse. Sa ei pea alati kasutama ainult seda pronks, hõbe, kuld, et samamoodi üks projekt, millega ma olen kaasatud olnud viimasel ajal, et seal meil on tegelikult neid erinevaid skeemasid on praeguseks 6-7 tükki, kust sul on vaja erinevatele osapooltele näiteks andmeid jagada, et nende jaoks lood samamoodi erinevad skeemad ja siis mis iganes, kuidas sealt need andmed, sul võib olla eraldi veel see landing ehk siis see maandumistase, et neid nüansse on nagu palju, aga lihtsalt oluline on, et kes iganes seda eest veab, teeks need kokkulepped ja et need oleks kirjalikult paigas. Et see tundub loogiline, aga pean tunnistama, et ma olen igati nõus, et siin see andmemaailmas on kuidagi ähmased need terminid tihtipeale ja et kõik algab sellest, et need kokkulepped oleks paigas. Kas see raamat soovitab ka seda nagu andmehalduse mõttes just, et kuidas see nii-öelda andmeomanik muteerub läbi aja, läbi nende kihtide või ei muteeru? Toorandmete omanik on see, kes neid andmeid tekitab, on ju, et kuskilt algsest andmebaasist. Aga kas see omanik siis säilib või siis kas see omanik nii-öelda läheb ühest omanikust nii-öelda tehniline omanik, äriline omanik või kas katab seda ka? Ja. Pigem põgusalt katab, et pigem see omanik muutub, et ütleme nii, et ikkagi vähemalt tehnilise poole pealt, kui sul on need erinevad andmebaasid, ütleme CRM-id, ERP-id, mis iganes sul on, et siis on
see, kes selle andmebaasi eest vastutab, see on see vastutav isik. Aga nüüd, kui need andmed jõuavad andmeaita ja hakkavad seal erinevatel tasemel läbi liikuma, et siis on ikkagi keegi teine üldjuhul see, kes selle eest vastutab. Et tavaliselt need, kes neid andmebaase teevad, on pigem, ütleme siis tarkvaraarenduse poole pealt jällegi, eks ole, et neid nagu tõmmata kaasa sinna andmehaldusesse, andmeaidas võib nagu struktuurselt keeruline olla, kuigi kindlasti võib-olla osades ettevõtetes toimiks, aga mulle endale tundub kontseptuaalselt ka loogilisem niimoodi, et pigem see omanik muutub selleks äriliseks, kes nendest andmetest päriselt väärtust tahab saada. Mis seal veel põnevat on või ma saan aru, et see on suhteliselt praktiline, suhteliselt tehniline. Sa vist ütlesid, see raamatu nimi oli ka Deploying või Building Medallion Architecture. Et mis need sellised non-obvious, mitte ilmselged aspektid selle juures on, mis sealt raamatust välja tulevad? See omanikuks olemine on üks asi, on ju, et kui sul, või et kui katki läheb, mis juhtub, on ju. Aga seal on ka see, et katki läheb, juhtub, aga mingi skeema sisu muutub või kas see mõjutab kuidagi või et kas sellega kaasneb mingisuguseid uusi kommunikatsiooniviise. Data contract näiteks on üks termin, mis tavaliselt on lihtsalt nagu inimeste vahel, mitte tehniliselt lahendatud. Kas see Medallion Architecture, kui sa tutvusid selle raamatuga, et kuidas seda ehitada, et kas seal on midagi, mida peaks nagu eriti algusest peale meeles pidama või midagi taolist? Seal nendest samadest data contractidest ehk siis andmelepingutest räägib seal täitsa eraldi üks alampeatükk küll, et tegelikult neid lepinguid saab ju sõlmida ka näiteks YAML-failide või mingisuguse muu sellisel viisil, et need oleks masinloetaval kujul ja kui midagi lepingus muutub, et siis või ütleme, kui päriselus midagi muutub ja see ei vasta enam lepingule, et siis on võimalik teha selle pealt teavitused lihtsamini. Aga ma ei oska öelda, kas seal midagi väga üllatavat selles raamatus oli, aga mis selles raamatus on väga tore minu meelest on see, et see on küllaltki praktiline, vähemalt inimesele, kes igapäevaselt selle teemaga toimetab, et see on huvitav lugemine. Tal on minu arust 3 peatükki, kus tal on erinevad case study'd, mida ta käib läbi siis, et tal ongi teinud intervjuud erinevate ettevõtete või organisatsioonide andmeinimestega ja kuidas nemad on Medallioni arhitektuuri rakendanud, mis on jällegi puhtalt sellepärast ju huvitav, et kui sa niisama guugeldad, on väga raske leida, et kuidas keegi midagi teinud on, et jälle kõige populaarsemad on need top 5 ja top 10 artiklid, mis Google ette söödab ja sealt päris sisu saada on väga keeruline, et see kaevumine on nii pikk, et tore on näha selliseid päriselulisi kasutusjuhte. Aga ma küsin selle kohta edasi kohe, et kas need päriselulised juhud on siis see, et on eksisteerinud mingisugune andmeladu, mingi andmetiim ja lahendus, kuhu siis on nii-öelda see framework rakendatud ja siis on need asjad sisemiselt ringi defineeritud ja läheb paremaks või kas see sisaldab ümberehitamist või mis need juhud on? No üks asi, kui nagu olla kriitiline selle raamatu osas, siis kuna Piet-Hein ise töötab Microsoftis, siis tal on suuresti, ma sain aru, nagu, et teda suunati kasutama, et kõik või nagu tema kasutusjuhud läbivalt peavad olema selle Microsoft Fabricu peal, mis on mingil määral, eks ole, Databricksiga sama, seal lihtsalt võivad mingisugused tehnilised nüansid olla, et vahepeal käib see OneLake läbi ja mis need Microsofti enda need turunduslikud terminid on. Et see on see koht, kus
kasutusjuhud on eeldanud, et juba seal migreeritakse Microsofti selle Data Fabric teenuse peale. Ja üldiselt need on olemasolevad andmelahendused siis, mida on sinna liigutatud. Ma pean tunnistama ka seda, et eks see raamat on 350 lehekülge pikk, et ma olen seda küll läbi lugenud, aga võib-olla kõiki detaile on raske kohe kommenteerida. Tulles korra Data Vaulti juurde kui mudeldamise juurde, siis ma ei ole seda küll ise kasutanud, aga selle kirjeldusest jääb mulje, et sa pead sellega nagu nullist alustama. Kui sa tahad Data Vaulti kasutada, siis sul on, kas on kõik Data Vault või ei ole miski Data Vault. Enam-vähem niimoodi. Samas selle Medallion Architecture'i puhul tundub, et sa võid, sina konsultandina võid minna mingisse ettevõttesse ja vaadata, et mis segapuder seal on ja siis öelda, et tõmmata siia asjadele ruudu ümber ja öelda, et see on nüüd pronks ja see on nüüd siis gold ja siis vahepeal on silver ja siis hakkame nüüd nendest asjadest niimoodi rääkima. Et see tundub nagu sellisel viisil rakendatav olema. Saan ma sellest õigesti aru? Enam-vähem küll. See võrdlus Data Vaultiga muidugi seal peab arvestama seda, et Data Vault võib olla komponent selles Medallioni arhitektuuris. Aga jah, see kindlasti lihtsustab seesama, mis me rääkisime, et see on küll turunduslik termin ja see on selline disaini muster, aga see lihtsustab seda arusaamist, kui need reeglid pannakse paika, et jah, kui keegi uus inimene tuleb, et ta saab kohe aru, kus siis midagi oleks või siis kui seda ei ole eelnevalt kokku lepitud, et siis ongi võimalik sellele tähelepanu juhtida, et aga kus meil toorandmed praegu tulevad ja kus on see, mida äri näeb, et kus me andmeid muundame või puhastame, et kõik need asjad paika panna ja ühiste terminitega niimoodi, et need enam-vähem ikkagi on arusaadavad. Kõlab mõistlikult just selle kommunikatsiooni selguse osas, et kõik need, nagu sa ütlesid alguse poole ka, et need andmeterminid on nagu ähmased. Et kui sa võtadki mingid muud, see bronze, silver ja gold, et nendel muud tähendust ei ole andmemaailmas otseselt. Et siis kommunikatsioonivahendina see tundub väga hea mõttena. Jah. Lihtsalt ei tea, kas Databricks, et nad on nii palju nende turundusterminitega tulnud, seesama Data Lakehouse ehk siuke andmejärvemajake, eks ole, et kui palju või vist on vaja neid turundustermineid selleks, et lihtsustada seda arusaamist inimestele, kes on andmemaailmast väljaspool, et kuidas need asjad toimiksid või kuidas need nii-öelda liiguvad siis läbi organisatsiooni need andmed ja mida nende andmetega teha on vaja. Ühelt poolt tundub, et see justkui nagu tõmbab piire selle vahele, mida tehakse. Samamoodi, et kui sul on analüütik ja siis andmeanalüütika insener ja andmeinsener ja siis masinõppeinsener, et see justkui nagu tõmbab piire sinna vahele, aga teiselt poolt see aitab nii-öelda väiksemaid kontseptuaalseid mõttemudeleid luua, et kes siis mida teeb ja mis need sammud on, kuidas seda reaalset väärtust lõpuks luuakse. Just, tekib mingisugune struktuur, et ei ole see, et alustame projektiga ja kuidagi loodame, et tuleb raha, Kas ta seal raamatus toob välja ka midagi, et mille puhul see ei ole mõistlik lähenemine? Või kas sa oskad ise pakkuda? Ma väga lihtsalt ei oska pakkuda, et millal see ei oleks mõistlik lähenemine, sest jällegi sellise disaini mustrina minu arust ta toimib üpriski hästi, et andmeaida lahendusi nii-öelda visualiseerida, et seal ei ole nagu seda piirangut, et nüüd kas sul on andmeid liiga vähe või andmeid liiga palju. Ta räägib ka seal, kuna see on uus raamat, eks ole, siis ta räägib ka seal suurtest keelemudelitest, et kuidas AI-d koostöös Medallioni arhitektuuriga põimida. Sa hoiad dokumente kuskil erinevates tasemetes ja kuidas sealt see rääg või mis see
Et vektor andmebaas on siis Silver Layer või? ma ei mäleta, et ta nii detaili sellega oleks läinud. Aga sellest, mis sa ütlesid, just tuli välja see, et see ikkagi käib mitte lihtsalt nagu andmetöö kohta, vaid see on andmeaida spetsiifiline sõnavara ja kontseptsioon. Et kui me lähme mingi event-driven või streaming süsteemide juurde, siis seda võib proovida rakendada, aga see otseselt ei pruugi nagu rakendada või see ei too seda loodetud selgust igasse andmetööga seotud situatsiooni. Jah, seal peaks mingisugune see analüütiline või masinõppe aspekt juures olema. Et ütleme nii, et see ei toimiks minu meelest tarkvaraprojekti puhul, et kus seal on tarkvaraprojekt, eks ole, sul on transaktsiooniline andmebaas, sa tegeled üksikute ridadega, seal on lihtsalt vaja need andmed modelleerida õigele kujul, aga sul ei ole vaja neid liigutada läbi eri tasandite üldjuhul. Et selles suhtes jah, see on kindlasti üks koht, et kui on vaja lihtsalt teha tarkvara ja andmebaas, siis see ei ole mõistlik lahendus, et pigem siin on eeldus ikkagi andmeanalüütika ja masinõppe. Voogandmed, data streaming, see ei ole otseselt takistuseks, sest samamoodi need voogandmed võivad jõuda su pronkstasemele, kust sa saad voona neid edasi suunata hõbe ja kuldtasemele kuni raportite ja ilusate Power BI ja Tableau lahendusteni välja. Nojah, see kirjeldab, et kus need tulevad ja kus need lähevad ja mis need töötluse etapid on. See, et ta kuidagi kehtib mingi voojuppide kohta justkui, et see ei ole takistus seda rakendada. Okei. Kuule, mulle küll sai palju selgem. Rõõm kuulda. Siis tõmbame joone alla. Tõmbame joone alla tänaseks. Tore oli rääkida, Lauri. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Ciao. Ciao.